Investeerimise põhitõed. Esimene põhitõde, risk ja tulu käivad käsikäes. Et allteljel on risk, läheb kõrgemaks sealt, siin Y-teljel on tootlus, läheb kõrgemaks. Kui te tahate saada suurt tootlust, siis te peate olema valmis aktsepteerima kõrgemat riski. Näiteks raha, ehk siis mingid deposiidid lihtsalt, seal mingit sellist rahalist väärtuse kõikumist ei ole, eks ole. Aga teenida ka pole praktiliselt midagi võimalik. Natuke siit edasi minna, riigi võlakirjad ja ettevõtete võlakirjad on juba mõnevõrra riskantsemad instrumendid, nende väärtus kõigub, aga tootlus ka üldiselt mõnevõrra suurem pikaajaliselt. Ja siis tulevad aktsiad ja kinnisvara, mis on umbes sarnase turgude mõttes siukse tootluse ja riskiprofiiliga, et nad on riskantsemad, aga pikaajaline tulupotentsiaal on ka suurem. Ja mida me riski all mõistame, üks on see, et risk tõesti kaotada oma kogu sisse pandud raha. Näiteks te ostate ühte aktsiat, ühte ettevõtet, see ettevõte läheb pankrotti, kaotate põhimõtteliselt kogu raha, mis on sisse pandud. See on ilmselge risk. Nüüd teine selline meetod, kuidas nagu riski finantsturgudel arvestatakse, on volatiilsus. Ehk kõikuvus põhimõtteliselt, et varad, mille hinnad kõiguvad rohkem, on rohkem volatiilsed ja riskantsemad ja varad, mille väärtus kõigub vähem, näiteks nagu raha, mille ütleme selline väärtus nagu enda suhtes ei kõigugi, on väiksema riskiga. Ja ei olegi kõikuvust põhimõtteliselt. Kui me vaatame seda graafikul ka, siin on viimased 30 aastat USA erinevaid turge, siis kõigepealt siin all on toodud, et keskmine aastane, kõik protsendid on keskmised aastased. Ja? Keskmine inflatsioon on olnud 2,6%, sularaha, mis on siis põhimõtteliselt nagu pangadeposiit, on teeninud keskmiselt 3,1% intressi, ehk siis on põhimõtteliselt nagu inflatsiooni ära katnud justkui, aga tänasel päeval oleme sellises keskkonnas, kus maailmas sularaha intress on Euroopas absoluutselt 0, ja inflatsioon Eestis oli eelmine aasta 3,5%. Siit edasi minnes on siis nagu need toorained, eks ole, mida me ka juba nagu korra vaatasime, et ja kui me nüüd siit, ma olen siin natuke nagu mõtteliselt jaganud neid asju, et kui me siit nagu edasi läheme, siis me jõuame nende tootlike varade juurde, millel on nagu taga mingisugune kasv nendel ettevõtetel ja riikidel, mis siis õigustavad ka seda, et sul on selline pikaajaline kasv, võlakirjad natuke väiksema riskiga, väiksema tootlusega üldiselt, aktsiad, kinnisvarafondid mõnevõrra suuremaga. Teine põhitõde on siis hajutamine, et hajutamist on siis nimetatud turgudel nagu selliseks ainsaks tasuta lõunaks nii-öelda. Ja hajutamise loogika on siis see, et me ei tohiks osta ühte väärtpaberit ainult, vaid me peaks ostma neid palju. Sest kui te ostate ühte ettevõtet, ühte aktsiat, siis jah, loomulikult see risk ongi olemas, see on see, miks paljud ei investeeri, ma arvan, kardetakse, et siis mul ju kõik võin kaotada kogu oma raskelt teenitud raha ja nii edasi. Ja kui te ühte või kahte erinevasse ettevõttesse investeerite, siis see risk ongi jah, väga reaalne. Et ka väga heade ettevõtetega juhtub väga halbu asju, et siin General Motors, kes on nagu praktiliselt nagu sajandeid olnud absoluutselt nagu tehnoloogia nagu lipulaev, viimase 20 aasta jooksul on hind kuskil 90% langenud, et ettevõte on ju endiselt nagu tugev, aga ajale jalgu jäänud ja konkurendid tulevad peale ja me kunagi ei tea seda, et üksikute ettevõtetega võib selliseid asju juhtuda, mis tõttu tasuks omada palju erinevaid ettevõtteid. Ja kui palju siis? Öeldakse, ütleme siuke kõige väiksem number, mida ma olen nagu tõsiselt võetavalt kuulnud, on siuke 10, et 10 erinevat ettevõtet, aga siis on ka nagu see, et me ei tohiks võib-olla nagu vaadata seda nii, et kui ma nüüd ostan Eestist 10 erinevat aktsiat, siis ma olen hästi hajutatud, sellepärast, et meil on väga selgelt risk, et kui Eesti majandusega midagi juhtub, siis kukub kogu see pott koos. Aga 10 võib ka olla vähe, et ma ütleks näiteks, et võib-olla oleks mõistlik arv näiteks 500. 500 erinevat ettevõtet võiks portfellis olla. Või rohkem, või natuke vähem võib-olla.
see tundub, eks ole, täiesti jabur, et kui mina olin aktsiaanalüütik, ma analüüsisin korraga umbes ma nüüd kõige niisugusel kiiremal ajal oli mul mingi 12 ettevõtet vist. 12 ettevõtet Baltikumist, mille käekäiku ma järgisin iga päev täiskohaga tööna ja suutsin siis nagu enam-vähem aru saada, et mis neist toimub. Et kujutate nüüd ette, kui te nagu tavalise sellise inimesena, kes tegeleb kõikide muude asjadega ja kõrvalt investeerib, et kuidas te siis nagu jälgite 500. Aga ma räägin sellest, et kuidas, ma rääkisin praegu, et siin erinevate nagu aktsiate vahel hajutamisest, aga tegelikult peaks hajutama ka erinevate varaklasside, sektorite ja regioonide vahel. Oletame nüüd, et käite siin investeerimisseminaril ära, eks ole, nüüd teate, kuidas investeerida, teate, mida teha, lähete koju, vaatate, et okei, et mul on siin 10 000 eurot või ütleme $10 000, nagu siin näites on kogunenud, et ma nüüd hakkan investeerima, ma ei pane seda ühte aktsiasse, nagu Christopher õpetas, vaid panen mingisse korvi, ja ostan $10 000 eest S&P 500 indeksil põhinevat ETF-i. Et omada 500 suurimat USA börsiettevõtet. Ja oletame, et see aeg oli oktoobris 2007. Mis siis juhtus, on see, et umbes aastaga pooleteisega kukkus teie $10 000 jäi järele umbes 5000. Investeering kukkus poole võrra, pisut rohkem kui poole võrra ja taastus ära umbes 5 aastaga olite nullis. Et $10 000 investeerisite $10 000 investeerisite suure hurraaga ja olete 5 aasta pärast alles nagu oma 10 000 juures tagasi nagu. Ja tänaseks päevaks loomulikult on tsükkel kaua kestnud, on aktsiaturud kenasti tõusnud ja $10 000 on saanud juba siin ligi $25 000, et see on siis kasv, mitte see algsest seisust. Aga seda muidugi eeldusel, et te siin totaalselt paanikasse ei läinud, oma kõiki investeeringuid maha ei müünud, eks ole, ja siis edaspidi kõigile rääkinud, kuidas investeerimine on paha-paha. Aga siiski tõesti, -50% võib olla üsna ebamugav magada, kui teil on portfellis selline seis. Et mida siis teha? Siis ongi nagu see, et varaklassid käituvad erinevalt. Ja kui me paneme siia kõrvale näiteks ühe ETF-i, mis peegeldab pikaajalisi USA võlakirju, et see omabki siis enda sees nagu vähemalt 20-aastaseid USA võlakirju, siis see ETF oleks teie portfellis käitunud samal ajal selliselt. Ja loomulikult mingil teisel ajal võivad need suhted olla hoopis nagu teistpidi, eks ole, aga mida me näeme siit, et tegelikult tihtipeale olid just vastassuunalised liikumised, et kui aktsiates oli hästi suur nagu paanika, siis investorid panid oma raha mingitesse turvalistesse kohtadesse nagu USA valitsuse võlakirjad, mille hind siis samal ajal nagu tõusis ja siin mitmes kohas on olnud vastupidised liikumised ja alati see ei ole nii perfektselt täpselt vastupidises korrelatsioonis, aga mingisugune tendents siiski. Ja kui te nüüd omaksite nagu pool portfelli üht ja pool portfelli teist, siis loomulikult tekiks teil tegelikult nagu portfelli hind hoopis selline nagu see sinine joon siin, mis on selline palju sujuvam. Kõige suurem miinus oli siin vähem kui mingi 20%, võib-olla mingi 15%, eks ole, ta tuli palju kiiremini miinusest välja, on pikaajaliselt kasvanud palju sujuvamalt ja loomulikult keskmine tootlus tuleb siia kuskil 2 vahele. Aga see ongi nüüd nagu see portfelli teooria nii-öelda, nagu see on kõik nagu suur lai teooria, mille eest Harry Markovits sai Nobeli preemia, aga selle loogika ongi selles, et kui te investeerite erinevatesse asjadesse, millel mõlemal on nagu positiivne tootluse potentsiaal, et nad mõlemad nagu pikaajaliselt tõusevad, aga erinevatel aegadel, siis tegelikult neid portfelli kombineerides te tootluses väga palju ei kaota, aga riskis võidate meeletult. Teine hajutamise viis on ajaline hajutamine. Ehk siis siin on nüüd seesama graafik, mis oli eelmisel pildil, kus siis $10 000 investeeriti aktsiatesse ja korraga ja see siis kukkus $5000 võrra. Aga nüüd, kui te
ei investeeriks kohe seda $10,000 korraga, vaid jagaksite selle mingi aja jooksul, sellepärast et me mitte kunagi ei tea, kus on nüüd see mingisugune tipppunkt, kus on see madalpunkt ja seda nagu ära tabada on ka professionaalidel väga keeruline, kui üldse võimalik. Ja siis mida siis näiteks võib teha, on see, et hajutate selle $10,000, mis teil on, mingi aja jooksul laiali, et see võib olla näiteks poole aasta jooksul investeerite, mina olen siin näiteks toonud 2 aasta jooksul, et iga kvartal panete siis $1250, investeerite sellesse USA ETF-i ja pilt oleks olnud sellisel näitel, et loomulikult, et kuna te ei olnud alguses nagu kogu rahaga investeeritud, siis te kogu rahaga ei langenud. Samal ajal te investeerisite ka siis, kui börsid olid madalamad, te nii-öelda tõite oma keskmise ostuhinna seeläbi allapoole ja tulite miinusest palju kiiremini välja ja on siin ka kena kasv, see loomulikult sõltub nagu nüüd väga palju sellest ajavalikust, eks ole, et ma olen võtnud selle kriisi põhimõtteliselt tipppunkti siin, eks ole, kui võtta see alguspunkt siia, siis oleks loomulikult kohe korraga kogu kompott nagu sisse panna, turu põhjast oleks olnud pikaajaliselt tulusam kui aega mööda, aga jällegi te ei tea kunagi, kus see punkt on ja selleks, et vähendada seda riski, et nagu just seda psühholoogilist riski, et te investeerite korraga ja kaotate korraga palju. Ja sama pilt siis tegelikult selle 50-50 portfelli puhul ka, et lihtsalt sujuvam kasv. Ajahorisont on siis põhimõtteliselt selline mõiste, et kui palju aega teil on selle investeeringu lõpuni. Ja see investeeringu lõpp võib tähendada erinevaid asju, eks ole, mõne jaoks see tähendab, et ongi pensioniiga, mõne jaoks on see mingisugune varajase pensioni hea eesmärk, mis ta on paika pannud endale. Mõne jaoks on see võib-olla see, et ma arvan, et mul on 5 aasta pärast vaja teha sissemaks mingile majale ja mul on 5 aasta pärast seda raha vaja, siis on su investeerimishorisont 5 aastat. Et seda peate nagu enam-vähem ise enda järgi tajuma, aga üldine loogika on siis selles, et mida rohkem on teil aega investeeringus sees olla, seda riskantsemaid investeeringuid te saate teha. Sellepärast, et tõesti, kui teil on siin aega üle 20 aasta investeerida, siis võib olla siin väga suur riskivarade osakaal just sellepärast, et see, kui mingid aktsiad näiteks siin vahepeal 60% langevad, aga mul on veel 18 aastat investeerida, siis mis mul selles suhtes, et vahepealsed kõikumised ei loe, mind huvitab pikaajaline kasv. Loomulikult siin tuleb lisaks silmas pidada seda, et milline te ise olete psühholoogilisest riskitaluvuselt, et kuidas kas te tahate üldse nii palju riski võtta, et kui te ikkagi mõtlete, et ma nagu selgelt ei kannataks seda ära, kui portfell on mingi aeg 50% miinuses, mis sest, et mul on sinna mitukümmend aastat aega, siis te ikkagi ei saa päris niimoodi investeerida, peate võtma mingi tasakaalustatuma variandi, aga puht nagu sellest horisondi vaatest vaadates, siis kehtib nagu selline loogika. Kui me jõuame kuskile siia, kus on ütleme selline 7-10 aastat investeeringu lõpuni, siis võiks portfell olla pigem rohkem selline tasakaalustatud, seal aktsiate ja võlakirjade osakaal võrdsem ja siis, kui on tõesti siin ainult mõni aasta jäänud investeerida, siis võib-olla ei saagi, võib-olla peategi olema suures osas nagu päris nagu rahas, mingites lühiajalistes võlakirjades, mingites turvalistes instrumentides, mis tõenäoliselt nagu väga palju tulu ei too, aga vähemalt te ei saa nagu riskida sellega, et kui teil on 2 aasta pärast raha vaja ja te panete 100% aktsiaturgudele ja siis äkki just siis tuleb kriis ja teil on 2 aasta pärast raha vaja, kui see on 60% vähem väärt, kui ta oli sisse pannes. Et siin te saate sellega riskida, seal ei saa. Ja viimane selline väga oluline tõde on see, et pange paika plaan ja siis järgige seda plaani. Et ma päriselt arvan, et kõik peaksid omale kirjutama enne investeerimise alustamist nagu välja. See ei pea olema pikk, ma olen alati arvanud, et mingi hea plaan võiks nagu salvrätiku peale ära mahtuda põhimõtteliselt. Aga pange kirja, et
et mida te enam-vähem nagu portfellis, tähendab, mis on nagu eesmärk, kui pikaajaliselt te investeerite, mida te saavutada üritate sellega, milliseid väärtpabereid või investeeringuid te sinna kaasate ja siis millal te ostate ja millal te müüte, on väga oluline osa. Et noh, millal ostate võibki olla näiteks see, et ostan iga kuu või iga kvartal kõrvale pandud rahast. Noh, millal te ostate võib ka olla see, et ostan alati, kui aktsiaturud on 10% kukkunud, et nagu üritada tabada seda mingit odavamat punkti, noh näiteks lihtsalt. Ja noh, selle kohta ka, et me siin ajalisest hajutamisest korra rääkisime, et inimestele nagu noh, meeldib öelda, et ei, ma kogun nagu mingi suurema summa kokku ja siis hakkan investeerima. Et me sealt algusest nägime, kui see oli see liitintressi slaid, et miks ta ei ole nagu matemaatiliselt mõttekas, sellepärast et siis te lihtsalt nagu jääte sellest osalisest kasvust ilma, eks ole, pluss psühholoogiliselt ei hakkagi kunagi investeerima, kui te mõtlete, et ma kunagi hakkan investeerima. Ja siis on tegelikult ongi see aspekt, et regulaarselt investeerides te ei võta ka nagu seda ajalise hajutamise riski, et te korraga panete mingi suure kompoti nagu kuskile sisse. Ja kuhu ma jäin, ja siis väljumise kriteeriumid peaksid ka olema paigas, et seal peaks olema nagu kirjas, et enam-vähem millal te müüte, et kas see ongi siis, et kui ma 20 aasta pärast nagu lähen nii-öelda varajast pensionipõlve veetma, et ma siis hakkan nagu vaikselt sealt investeeringuid müüma või siis ma panengi paika, et võib-olla mõnel ongi just, et ta ei taha neid kõige suuremaid majanduskrahhe nagu kaasas käia, et kui väärtpaberid nagu 10% langevad, siis ma müün näiteks mingi osa maha igal juhul ja see plaan on nagu paigas. Või siis ma panen, et ma tõesti nagu kunagi ei müü neid, vaid teenin lihtsalt sealt nagu dividenditulu ja investeerin igavesti ja see on plaanis kirjas. Ja nüüd, kui tekib mingisugune kriisimoment, aktsiad kukuvad, ma ei tea, 20%, siis noh, loomulikult hakkab ikka, ma arvan, et enamikel hakkab käsi nagu natuke värisema, et noh, et mis ma nüüd teen, et äkki ma peaks ikkagi midagi ümber mõtlema ja äkki ma peaks midagi müüma ja midagi ümber tõstma portfellis. Et vaadake oma plaani lihtsalt, et loomulikult nagu alati mingisugune paindlikkus on võimalik, aga kui te olete ikkagi sinna plaani nagu kirjutanud, et see on nagu mõeldud nagu 20 aastaks ja ma ei müü kunagi, siis jah, te võite oma plaanist üle sõita, aga seda on juba tunduvalt raskem teha kui siis, kui teil üldse nagu ei ole mingit mälu sellest, mida te olete endale lubanud ja mis te olete läbi mõelnud.